aega hiljem, kui oli plaanitud, aga sind on ja tema vastas meie Eesti oma Mikk Vainula. Seda matši me ootasime ja siin me nüüd lõpuks oleme. Esimene kontakt on loodud. Nii, Keijo, mis sa... No nii, Asso, mis toimub? Noh, mis me siin näeme? Õhtu, mingi boonusmatši meil täna siin nagu näha. 7. matš. 7. matš, oh my god. Tänane õhtu on päris pikk olnud ja samas Georgi Kukas, kes lõpuks meile jõudis, selle venna elulugu on selline, millest võiks filmi kirjutada. Absoluutselt. Mees pääses ISISe hukkamisliinilt. Uskumatu. Tänu sellele, et sõdurid sekkusid. Ta on rännanud mööda Euroopat. Ja et täita oma unistused saada pro-wrestleriks. Ja nüüd on ta siin ringis vastamisi Mikuga. Ja 2 mäge said kokku ja kumbki ei taandunud. No see on hiiglaste võitlus igal juhul, daamid ja härrad, hiiglaste võitlus. Ja milline bitch lap. Selline asi kodupubliku silme all Mikule teha on... Ja siit on jälle näha, Mikk läheb Edloki ja ta tõstab Mikk. Oi, milline slam! Otse selja peale, daamid ja härrad. Otse selja peale. Siin on 2 kanget ringis. Ühel on meeletu mass, teisel opa! Milline flying clothesline Miku poolt tõesti, daamid ja härrad. See on imeline värk, ma ütlen teile. Ja mida teeb Georgi? Georgi läheb ringist välja, kujutate pilti ja Mikk läheb järgi. Publik läheb väga meeletuks täna jälle. No aga peabki minema, meie enda Eesti poiss on ringis. Kui temale kaasa ei elata, siis kellele veel? Kellele veel? Milline flying clothesline otse ringi kõrvalt peale? Otse betooni. Rahvas elab kaasa. See on vägev, see on midagi sellist, mida... Seda te iga päev ei näe, daamid ja härrad. See matš igasse koju ja oi! Ja kolm ei tulnud, jäi ainult 2. Seda andis isegi meie alune põrand tunda, seda pauku. Kukase füüsis on ikka uskumatult hea. Nii. Siit on näha, et läheb isegi kohtunikuga vaidlemiseks. No muidugi, eks pinged ole üleval, eks tal reisistress on ka meeletu taga. Aga lõpuks on ikkagist meil Tallinnas ringis ja see on ainult hea. Ja Vainul on viidud praegu siis ringi köite äärde, ma vaatan, et ai. No nii, kas Mikk... Teine matš õhtul, see annab tunda. See annab tunda, daamid ja härrad. Ja eriti, kui sul vastaseks on 2-meetrine Süüria koljat. Ja milline bodyslam! Bodyslam, daamid ja härrad, ja 1, 2... 3 ei tulnud, mis on ainult hea. Rahvas elab kaasa Mikule, Rahvas elab kaasa täie rauaga, daamid ja härrad. Kell on peaaegu et öö, aga rahvas on energiat täis. Ja seda Mikk vajab. Võitle Eesti, võitle!
mõned rusikahoobid ribidesse ja... Selles matšis Mikk on rohkem lennanud kui... Ja kas tuleb David Härad? Milline põlvehüpe otse näopiirkonda, oh my god! Ühe põlvega näopiirkonda, teise põlvega rindu! See läks otse rinda või kõrri, ma ei saa aru, see oli väga jube. Jäi 2, jumal tänatud! Taaskord mul on sümpaatsus oma kodumaa poisi vastu, sinna ei ole mitte midagi teha. Nagu näha, Asso, nagu näha. Aga see on maagia täna, mis siin õhtul juhtub, daamid ja härrad. Nii, Kukas jällegist kohtunikuga vaidlemas. Mikk taastub nurgast praegu ja Mikk võitleb vastu ja ikkagi läheb andmiseks täpselt seal samas ringi nurgast praegu, daamid ja härrad. Praegult on domineerimas Kukas, aga Mikk sai ühe löögiga peaaegu, et ümber pööratud selle. Mis siin toimub? Selle peale ma ütleks, et Mikk on üle 100 kilo, aga Kukas loobib teda nagu tühja plekkpurki. Välja tuli. See võib olla frustreeriv Kukase jaoks, kuna Mikk lihtsalt tuleb välja. Tänu sellele, et Kukas vaidleb kohtunikuga, Mikul on neid mõningaid hetki hingetõmbeks vaja, et koguda energiat. Ja taaskord jälle, Mikk sai ümber pööratud. Ja Mikk ründab vastu. Ja mis nüüd? Ja opa! Siin on kuradi maa. Ja praegu tuli küünarnukk pähe. Küünarnukk pähe, daamid ja härrad. Tuled on kustus jälle. No nii, ja Mikk läks ülesse. Milline elbow drop! Mikul oleks vaja, et Kukas oleks köitest natukene eemal, siis oleks mõistlik pinni teha. Sest praegult Kukase pikk füüsis, väga hea, õige. Ja Kukas sai ringi köiest kinni, daamid ja härrad. See matš ei ole veel läbi. Ei ole. Mikul on vaja, et Kukas oleks ringi keskel. Nii. Ja mis? Oi, kas nüüd on kõik? Kas nüüd on kõik? On Mikuga kõik nüüd? Ei ole! Mikk tuli välja! Ma ei suuda seda uskuda, daamid ja härrad. Mikk tuli välja sellest, kuidas see võimalik on? See on see publiku kaasaelamine. Nii-öelda kodustaadioni eelis. Ja nüüd! Ja kas tuleb? Ja sulle! Ja matš on läbi! Mikk sai võidu kätte, teine matš temal täna õhtul. Ja siin on teie võitja. Suured tänud vaatamast ja tõesti. Tänane õhtu on olnud hämmastav. Lihtsalt hämmastav. Eesti on täna õhtul pannud uuesti kaardile Pro Wrestlingu skeenel.